Vaimse tervise teema olulisust ei ole mul ilmselt vaja pikalt selgitada, sellepärast et viimasel ajal kuuleb vaimse tervise kohta põhimõtteliselt igal pool ja seda ka asja pärast. Enda lõputööga alustades ma tahtsin kohe kõik need erinevad vaimse tervise probleemid kätte võtta ja kõiki neid lahendama hakata, aga siis ma sain aru, et see ei oleks lihtsalt hoomatav, nii et siis ma leidsin endale fookuseks vaimse tervise raviteekonna. Praegune depressiooniga inimese raviteekond näeb välja umbes selline, et patsient pöördub esmalt näiteks psühhiaatri poole ja saab suurema tõenäosusega antidepressantide retsepti kui siis näiteks teraapiat. Psühhiaatria kliinikute ootejärjekorrad on aga pikad ja kuna ravimid ei pruugi patsiendile sobida, siis võib ravi seal lihtsalt katki jääda. Koostöös sellise idufirmaga nagu Terasync hakkasin ette kujutama sellist raviteekonda, kus oleks patsiendi ja temaga tegelevate spetsialistide vahel püsiv suhtlus, ilma selle võimaluseta, et ravi patsiendile tahtmata katkeks. Selleks ma viisin läbi uurimuse koostöös Peaasja ja Eesti noorte vaimse tervise liikumisega ja lõin prototüübi platvormist, mis toetaks patsienti tema raviteekonnal. Platvorm annab kasutajale ülevaate kogu tema senisest raviteekonnast ja võimestab ka iseenda ravis aktiivselt kaasa lööma, kuna patsient on iseenda tervise parim ekspert. Platvormis on võimalik lugeda ja postitada raviga seotud sissekandeid ja lisada enda profiilile ka näiteks teemad või elusündmused, millest ravi jooksul rääkida sooviksid. Näiteks psühholoogi jaoks tähendaks see kasulikku infovahetust, mille põhjal teraapiat patsiendi jaoks mugandada. Patsient saab aga selle toel küsida just sellist ravi, mis tal endal vaja on ja ka enda tervisemuudatustel silma peal hoida. Kuna see teema on väga mahukas, siis seda on väga keeruline 2 minuti sisse mahutada, aga kui teil tekkis huvi, siis kindlasti sirvige ka mu lõputööd, mille te siit leiate.